Valitsus ja Riigikogu muudkui reformivad riiki endale mugavamaks, aga riigireformi kibedaid vilju tuleb rahvale endal süüa. Ent ennast ei soovita üldse reformida. Andres Herkel, kas Riigikogu saadikute kuluhüvitiste 3-kordne vähendamine on ikkagi piisav meede, et probleem on ennekõike ju inimeste amoraalsuses? Piisav meede milleks, et kõigepealt kui rääkida selleks, et saavutada riigi kulude väga korralik kokkuhoid, siis see annab 841 000, mis ei ole mitte väike raha, aga mis kindlasti suures kokkuhoiuplaanis ei ole mitte suur raha. Aga küsimus ei ole mitte rahalises mõõtmes, vaid küsimus on eeskätt ikkagi selles, et poliitikud ise peaksid andma eeskuju selleks, et kui me räägime riigireformist ja räägime hirmus suurest riigireformist, et kohe põhiseadust on vaja muuta ja kõiki asju on vaja muuta, siis meie räägiksime sellisest praktilisest eeskujust. Ja see on eeskuju väga mitmes plaanis, see on ka moraalne eeskuju, et seda tuleks kindlasti anda. Ja meie kaalutluse järgi see 1/3 praegusest tasemest on see, mida võib-olla tõesti läheb tarvis selleks, et sõita mööda Eestit ringi, valijatega kohtuda, võib-olla siin-seal kusagil mõni ruumirent maksta ja mõni trükis tellida, aga kui see summa on suurem, siis paistab meile küll, et seda läheb ka erakondade ülevalpidamiseks, seda läheb isiklikuks otstarbeks ja see ei ole enam hea. Erakonnad on Eestis niigi ülerahastatud ja ka erakondade raha tuleks vähendada, nii et ma ei vaataks seda saadikute kuluhüvitiste kärpimist isegi mitte üksi, vaid siin on ka erakondade raha kärpimine, kus on peidus veel rohkem ja nagu me oleme öelnud, need topeltministrid ei ole ka ennast õigustanud ja toovad kaasa terve rea niisuguseid poliitilisi ametikohti, millel ei ole suurt sisulist tähendust. Seoses Savisaare protsessi lõpetamisega on tekkinud spekulatsioonid, et peale Riigikogu valimisi teevad valitsuse Keskerakond ja Reformierakond. Kuidas neid spekulatsioone kommenteerite? Ma ei oska selle kohta midagi ütelda, et ma pean neid erakondi niisugusteks ühenäolisteks ilminguteks tegelikult, et kui nad kokku lähevad, siis see mulle väga ei meeldi, mis sealt välja tulema hakkab, aga võib-olla see sellisel juhul näitab ka kummagi tõelist palet. Aga see Savisaare protsess ise on kindlasti asi, mis väärib kommenteerimist ja mis on inimeste õiglustunde pihta väga teravalt löönud, et tundub siin, et arstid on dikteerinud kohtule seda, mida kohus tegema peab, aga kohus ei peaks niisugust asja pooleli jätma. Siin on niivõrd kaalukas avalik huvi, siin on jäetud asi pooleli, millel on väga palju osapooli, mille puhul isegi Savisaarelt on konfiskeeritud raha. Nüüd tekib küsimus, kas see kahtlustuse kohaselt korruptiivne raha siis jäetakse isiklikuks. Ma ei julge praegu eeldada, et selle kohtuasja lõpetamine on kuidagi Reformierakonna teene Keskerakonnale, et selliste vandenõuteooriatega kaasa ei läheks. Eeldaks, et kohtusüsteem on sõltumatu, aga pean tunnistama, et selle protsessi niisugusel kujul lõppemine, kui seda asja nüüd edasi ei kaevata ja siin mingit muud arengut ei tule, on kindlasti miski, mis riigivõimu ja kohtuvõimu autoriteedile Eestis mõjub halvasti. Aitäh. Külliki Kübarsepp, kas võib öelda, et haldusreformiga tehtu toimib vastupidiselt varem lubatule, näiteks oluliste teenuste kättesaadavus võrreldes varasemaga ju halveneb? Kahjuks täna me ei saa haldusreformi paika panevaid pikaajalisi eesmärki hinnata, sest ministeerium ei ole valmis tänaseni olnud neid meile andmast, lähteülesandeid andmast, et järeldusi teha. Küll aga oleme esitanud Janek Mägile, kui ta värskelt ministriks sai arupärimise, et ta seda meile tuleks tegema. Ja tõenäoliselt ta teeb seda järgmisel esmaspäeval, tuleva nädala esmaspäeval. Mida me täna saame juba öelda, on see, et haldusreformiga seati üks väga selge
selge eesmärk, et kulusid kokku hoida. Sellega ei ole hakkama saadud. Tulemuseks on näiteks Jõgevamaal haldus- ja valitsemiskulude kahekordne kasv. Ja meie jaoks on see arusaamatu. Miks valitsus ei ole järginud seda eesmärgi täitmist? Oleme ka infotunnis Rataselt seda küsinud, ta nagu püüdis väita, et sellist eesmärki pole seatudki. Millest me räägime? Teiseks, haldusreformi tulemusena saame sellest rääkida, et kohapealseid otsuseid, mida omal ajal tehti, on järjest enam ära viidud tsentraliseerimise suunas ministeeriumidesse. Näiteks kas või hariduslik järelevalve, kuidas inimesed saavad järeldusi teha tundmata kohapealseid olusid, milline on see kogukonna vajadused ja nii edasi. Ehk meil on väga palju otsuseid, mis ei ole jäetud kogukonnale, on pigem tekitatud usaldamatust omavalitsuste ja kogukondade suhtes. Omal ajal ehitasid külad endale ise pritsumäed ja koolid, ent tänase maksukoormusega pole see enam võimalik ning tehtav. Et kas poleks lihtsam jätta nii-öelda inimestele see raha kätte ja las nad ise otsustavad enda elukorralduse üle? Just meil oli teisipäeval riikliku tähtsa küsimusena riigireformi teema. Ja seal oli peasõnum see, et meil on vaja suhtumiste muutust. Meie peame võtma oma reformimiste muutuste keskseks inimese. Ehk inimene peab andma teadma, mis on tema tegelikult vajadused, soovid, mis oleks tema jaoks see, et elada oma väikses kogukonnas, oma külas. Kui me seda muutust suudaksime kuidagi esile kutsuda, siis võib-olla antakse ka nendele inimestele vahendeid. Tänane probleem on see, et omavalitsus oma kogukondadega on tagaplaanil, poliitikud oma erakondades püüavad leida valimislubadustele katteid, aga ülejäänud raha, mis võiks jääda nendest poliitilistest lubadustest, ei lähe kogukondade inimestele, vaid pigem läheb oma apsude neutraliseerimiseks, et eelarvesse väga suuri auke ei tekiks. Ehk meil on vaja sellist põhimõttelist muutust, inimese keskset valitsemist, siis ma arvan, et need ressursid ja kogukondlik endaga teadlikkus ja nõudlikkus kasvavad. Aitäh!